Tere kõigile! Täna õpime selgeks, kuidas täisarve korrutada ja jagada. Ole hea, pane endale vihikusse pealkiri ka täisarvude korrutamine ja jagamine. Täisarvude korrutamisel ja jagamisel ei lähe meil vaja enam arvtelge, vaid me peame meelde jätma mõned märkidega seotud reeglid. Ja need reeglid on mulle siia välja kirjutatud ka 4 reeglit korrutamise kohta ja 4 jagamise kohta. Kui meil on vaja korrutada täisarve, siis kõigepealt me peame vaatama, mis märgiga on need mõlemad tegurid. Plussid tähendavad siin, et mõlemad on positiivsed. Kui sa vaatad siin all mul esimest näidet, siis esimene näide ongi selle kohta. 12 on positiivne ehk plussmärki ette ei kirjutata, vaid lihtsalt ilma märgita ja 6 on positiivne. Kui 2 arvu, mida sa korrutad, on positiivsed, on ka vastus positiivne. Kui üks arv on positiivne ja teine tegur on negatiivne, siis vastus tulebki lihtsalt negatiivne ja teen arvudega selle tehte, mis ma tegema pidin. Samamoodi ka siis, kui esimene on negatiivne ja teine positiivne, siis korrutise vastus on ka negatiivne. Kui aga mõlemad tegurid on negatiivsed, siis on vastus hoopis positiivne. Ehk kui tegurid on sama märgiga, mõlemad positiivsed või mõlemad negatiivsed, on vastus plussiga. Kui tegurid on erinevate märkidega, on vastus miinusega. Teeme kohe selle kohta ühe näitega. 12 korda 6, mõlemad positiivsed, tulebki vastus ka positiivne 72. Nüüd teises näites 12 on positiivne, aga 6 on negatiivne. Tal on ka sulud ümber, et see korrutusmärk ja miinus omavahel siis segamini ei läheks. Nii et 12 positiivne, 6 negatiivne, vaatame reeglit, kui on erimärgilised, vastus on miinusega ja siis lihtsalt korrutan kokku, -72. Esimene negatiivne, teine positiivne, sama lugu, reegel ütleb, et kui on erimärgilised, on vastus miinusega, jälle -72. Ja viimane on korrutatud, mõlemad negatiivsed. Kui on sama märgilised korrutatud, siis vastus on alati positiivne ehk lihtsalt 72. Vaatame jagamist. Jagamisel on tegelikult reeglid täpselt samasugused. Kui ma jagan samamärgilisi ehk mõlemaid positiivsed või ma jagan mõlemaid negatiivsed, on vastus positiivne. Kui ma aga jagan erimärgilisi arve, siis on vastus negatiivne. Teeme teise tulba näited. 12 jagatud 6-ga, mõlemad positiivsed, vastus positiivne. Teises näites esimene arv positiivne, teine negatiivne ehk erimärgilised, vastus negatiivne. Kolmandas samamoodi erimärgilised, vastus negatiivne. Ja samamärgilised, tuleb vastus plussiga. Nii, ja siis on mul 2 tulpa näiteid veel, kus on nüüd ka kõiki tehteid segamini. Ja jällegi, sa pead vaatama, kas need arvud on samade märkidega või erinevatega. Nii, siin on erinevatega. Nii, samad märgid. Positiivsed arvud, täitsa tavaline jagamistehe. Erimärgilised. Siin jällegi erimärgilised. Siin on erimärgilised, aga tuleb tähele panna ka, kas on korrutamine või jagamine, et siis sassi ei läheks, eks. Nii, siin on korrutatud samamärgilised ja jagatud samamärgilised. Nii, ja ma annan sulle täna ühe ülesandega teha. Ja siin ülesandes on nüüd nii, et selles ülesande keskkonnas StatQuizis on korrutamise ja jagamise märgid teistmoodi. Korrutamine on selline väike x, 5 korda 4, 20. Siin on ka korrutamine, eks, erimärgilised ehk vastus miinusega. Ja jagamise märk on selline jagamise täppidega keskel on ka kriips. Erimärgilised ehk vastus miinusega ja nüüd lihtsalt 50 jagatud 10-ga, 5. Nii, siin on täitsa positiivsed arvud jagatud. Nii, erimärgilised ehk vastus miinusega ja 10 korda 10, 100. Erimärgilised võid kohe miinus ära kirjutada ja
4. Samad märgid ehk vastus on positiivne. 40 jagatud 4-ga 10. Nii, ma annan sulle täna päris mitu ülesannet harjutamiseks ja ma usun, et sa saad nendega päris hästi hakkama.